Vaatame nüüd, kuidas panna loovtööle sisukorda. Sisukord tuleb panna antud programmis. Oleme selleks ette nähtud leheküljel, see on teine lehekülg. Sisukorda saab panema hakata siis, kui meil on need pealkirjad kõik vormindatud. Ehk et nendel on numbrid ja laadid. Nii, sissejuhatusel ei tohi olla numbrit ja kõikidel teistel, kuhu olen mina soovinud numbri panna, on ja siis meie töö lõpus on veel kokkuvõte ilma numbrita, kasutatud kirjandus ka ilma numbrita. Kusjuures kasutatud kirjandus ei ole korrektne, sest oleme kasutanud viitamisel nii kirjandust kui ka veebiaadresse. Sõnastaksin selle siin ümber, kasutatud allikad. Ja oleme oma hiirega sellel teisel leheküljel. Leiame tööribaalt viited, lisame sisukorra. Me lisame sisukorra nüüd ise ja käsitsi. Automaatselt saab ka. Automaatse sisukorraga võib tekkida probleem selline, et sul on rohkem alapealkirju. 1, 1, 1, aga võib-olla oled sina struktureerinud oma tööd rohkemaks. Siis on kasulik ise luua ja neid tasemeid veidi tõsta. Ja selle järgi panen OK. Kindlasti sellel leheküljel ei tohi olla enne ka sisukorra pealkirja. Nüüd lähen ma siit ühe võrra alla, kirjutan sisukord ja panen talle laadiks pealkiri 1. Aga me võtame selle, lihtsalt kustutame numbri ära, ka siin ei käi. Ja selleks on väga lihtne toimetada olemasoleva mootoriga. Miks on seda nüüd hea kasutada? Näiteks retsenseerija kasutab teil loovtöö faili, tahab näha konkreetselt ühte teemat ja nagu siin juhend väikese kaardiklipiga näitab, kontroll ja klõps ja leiab üles töös vajaliku peatüki. Jõudu ja edu vormistamisel!